Tere hommikust! Nii, ma täna alustan siis päeva minuga. Tegelikult ma pidin eile seda filmima, aga kuna ma olen järjekordselt haige, mul on äge neelupõletik, mu CRP või CRV või mis iganes oli 124. Mulle määrati antibiootikumid, siis täna on mul enam-vähem siuke stabiilsem olla, aga mul on siit poolt lümf on ka täpselt samamoodi turse läinud tööga. Nii, praegu hetkel tegelikult, issand, sorry. Nii, tegelikult ma olen üleval juba kella 7, sest kuna ma ju olen töötaja värke, siis mul on niimoodi, et ma panen oma härra tööle valmis, ehk siis ma teen talle hommikusöögi ja siis mina teen niisama olen. Aga kuna praegu ma niisama põhimõtteliselt tullerdasin ja siis vahtisin jälle riilse. Need, kes mind on pikemalt vaatanud, need teavad väga hästi minu suhtumist riilsidesse. Et see on mõttetu aja raiskamine, aga ma jälle haigena sattusin sellesse lõksu. Siis ma otsustasin, et nii kaua kui ma palavikku midagi pole, ma enam-vähem okeilt tunnen ennast, ma lähen käin pesemas. Sest et mul oli vahepeal palavik 38,5 ja siis ma nagu siga haigistasin ja siis ma hästi siuke hästi on olla. Võt niimoodi. Ja siis ma lähen käin praegu pesemas ära ja siis ma teen endale hommikusöögi. Ja siis räägime edasi juba, kus ja mis ja kuidas. Ma ei tea. Issand jumal, vaatasin praegu, et mul sellel samal silma peal tundus, et on sinikas, tegelikult ei ole. Ma ei tea, vari kuidagi jäi. Mul aeg-ajalt kuidagi juhtub niimoodi. Praegu ma salvestan telefoni või tagumise kaameraga. Et tavaliselt ma olen teile esikaameraga teinud, aga kuna mul nii hirmsasti ei meeldi see kvaliteet esikaamera oma, siis ma nüüd üritan tagumise kaameraga filmida. Ja ma ei näe ennast kohe, milline ma päriselt nagu välja näen. Ja siis päris pole, kui ma vaatan nagu salvestust, siis ma näen. Aga jaa, ei, mul ei ole siin ikka päris ausalt. Vaatasin küll, et nagu issand jumal, kes on mulle kolki andnud. Issand jumal, saad aru, ma naeran nagu mingi. Issand jumal. Hakkab, ma lähen tegutsema. Äpsu. Äpsu. Näita ennast maailmale. Pätte. Nii, pesus on nüüd käidud. Ja ma ei tea, kas on näha seda seal. Tegelikult on nagu reaalselt ta passib praegu, ma hakkan endale hommikusööki tegema ja see vend passib sööki. Ma lisan kohe video, te näete, mida ta eile korraldas. Sain 2 korda hommikust ja lõunat. Ehk siis vaadake. Äpsu, ma sõin ära, Reimi luba sul granoolat võtta. Ja niimoodi on. Äpsu. See on minu söök, Äpsu. Äpsu. Nii, aga ma teen hommikusöögi ära. Mu hommikusöök samasugune on Lidlist selline jogurt, mega hea jogurt, nagu mega hea jogurt, see on juba eelmine nädal ma ostsin ka ja siis see nädal käisin poes, ostsin ka. Kusjuures me teeme elukaaslasega praegu niimoodi, et me käime iga esmaspäev tegemas siis aasta nädalas. Kui juhuslikult teid peaks huvitama see, andke kommentaariumis märku. Ma võin olla, mis see haul või mis iganes seal on. Ma võin selle teha.
näidata, et meil on tegelikult kindel nagu summa. Noh, makssumma on 75 €. Seekord vist äkki läks 30 miljonit, aga ma sain päris palju tegelikult asju. Ja miks mulle Lidl meeldib, see on sellepärast, et seal on nagu mega hea värske puuviljad, juurviljad, nagu mega hea hinnaga, aga ei ole nagu kirves, et ma ei tea, lähed seal Maximusse või Selverisse, kus on nagu mega kirves. Vot, aga nii kaua, kui ma hommikusööki teen, siis ma jututan teiega. Mul tuleb mega palju juukseid välja, see on õige. Te peaksite mu patja nägema. Mu padi on lihtsalt paksult niimoodi, kui ma käin pesus, siis hommikuks ärkan üles ja mu padi on nagu väga täis. See on päris crazy tegelikult. Et ma ei tea nüüd, kas see on kogu sellest. Tegelikult mul on pidevalt olnud, aga praegu kuidagi nagu eriti häiriv. Et ma ei tea, ma vaatan, et ega mul nahk on nüüd kuiv. Aga kuidas mul läinud on? Mul on läinud enam-vähem hästi. Sest et suht okeilt tegelikult on läinud. Et ma ei ütleks, et mu töötu elu oleks väga mõttetu, et väga igav tegelikult natsika on. Eriti praegu, kui ma veel haige olen, siis on eriti tekkis siuke olemine. Et tahaks nagu midagi teha. Kusjuures käisin praegu just pesusen ja te juba teate. Aga ma tulin välja ja mul saba konteega alutab. Ma ei tea, see on sellest istumisest ja pikutamisest. Mu kehaliselt ei ole harjanud nii kaua pikutama ja nii sama vegiteerima voodi peal. Tegelikult see on mu lemmikasi. Järgmisena, mis ma võsman, saan granola. Mulle meeldib täiega šokolaad ja see šokolaad tegelikult mega hea. Vot mulle meeldib see ja siis ma panen mustikaid ka, värskeid mustikaid. Need ostsime ka Lidlist 250 grammi vist. Päris okei hinnaga kusjuures ja mega suured sellised. Et ühe peotäie seda ma panen. See hommikusöök peaks olema circa 300 kilokalorit. Et mul on tegelikult praegu kaloridefitsiit. Defitsiidi aeg. Sest et ma olen näiteks palju juurde võtnud jälle. Ja siis mul on vähemalt 80-ni saada tagasi. Ma arvan, et samas võib selle küll ära süüa. Vot. Ja teate mis, ma tahan rinnavähenduse operatsioonile minna. Nagu räigelt vähem. Ma enne mõõtsin oma rinna ümbermõõtu. See on circa, ma arvan, et ma võin paar sentimeetrit juurde panna, sest ju siis ma arvan, et ma väga täpselt nagu ise ei teinud seda. Ma arvan, et mingi 117 sentimeetrit on minu rinna ümbermõõt ja see on nagu mega rõve. Saan aru, et võib-olla, kes vaatavad mind ja neil on väike rind või mis iganes, et see on meeletu raske, kui sul on suur rind. See vähemalt väikse rinna puhul saad kasutada push-up'i, on ju. Aga suurema rinna puhul sa ei saa mitte midagi. Mul on mega keeruline kusjuures leida õigeid rinnahoideid näiteks. Siin põhimõtteliselt Eestis on võimatu seda leida. Käisime just elukaaslasega eelmine nädal mulle vaatamas uusi spordirinnahoideid. Ja nagu tõesti, ma mõtlesin kõik, et pekkisega ei saagi, on ju. Et tulebki kusagil tellima hakata, aga õnneks Pepko aitas välja. Pepko aitas välja niimoodi, et kui ma veel nüüd juurde võtan, siis ega need ka enam ei mahu. Et jah, kuigi minu meelest, ma ei tea, kas keegi oskab mulle selgitada, et miks on fucking rinnavähenduse operatsioon on kallim kui implantaatide panek. Te lihtsalt lõikate ja vähemaks osa. Ja sinna te topite. No mina ei mõista seda ausalt nagu.
see rinnavähenduse operatsioon, ma mäletan, ma kunagi olin vaatanud seda, see maksis vist äkki 3 tonni või midagi, päris crazy. Kusjuures, mis ma olen siin otsustanud, kui minul natukene läheb paremaks finantsiline olukord ja ma saan endale lubada, siis päriselt ma lähen noa alla ja ma lasen teha paar ikkagi timmimist endal iluoperatsioonil, sest et mind ennast isiklikult häirivad mõned kohad endal. Teie jaoks võib-olla see ei ole märgatav, aga minu jaoks on märgatav ja sellega on mul raske. Ja ma olen ülikriitiline praegu enda suhtes, oma välimuse suhtes, nagu megalt kriitiline. Ma ei tea, millega see seotud on. Ei tea. Aga jah, ka nii ta on. Aga ma lõpetan ka hommikusöögi tegemise ja siis ma lähen sööma. Kusjuures granola on kõige nagu kaloririkkam siis. Mustikad ja need on tõesti okei. Siis nad juurde panna mustikaid. Nice. Nii, ja joogiks on mul kaprisan, sest et see on kõrrega ja kuna mul on tõesti praegu keeruline, mul on siin lümfiselmad tursusega, et ne niikuinii ei näe seda, aga guys, mul on keeruline neelata ja ega ma ei tea, kuidas ma selle granoolaga praegu hakkama saan. Ma saan, et jah, mul on natukene raskendatud see suurte tükkide söömine. Tere tulemast minu loogadesse nagu ikka. Nii, ma näitan teile kohe ära ja siis ma sööma. So fancy. Päris hea näeb välja tegelikult. Näeb küll ju. Kurat, varase. Nii, ma natuke ma filmisin sellesama päti riilsi. Ausalt, see kass varsti saab kuulsaks. Aga ma nüüd pilgutan natukene, olen vegiteerin, mediteerin ja siis tegelikult mul hakkas üleeile farmakoolitus ja siis ravimid inimkeelel. Siis ma pean nüüd tagantjärgi ära tegema selle loengu. Siis ma lähen varsti tegema, ma lähengi arvuti taha, natukene teen tööd või nii. Või siis jääb magama, kes seda teab. Tegelikult mul on veel haige, nii et ma ei pea pingutama. Ja me ei pea pingutama. Just nimelt. Teate mis? Mul vahepeal lihtsalt kaob nagu
keset vlogimist, eriti veel kui tegemist on mingi päevavlogiga, lihtsalt kaob mingi tahe või ma ei tea, isegi siuke nagu huvi, tahe, no ei viitsi, no ei taha ja mina ei tea, siuke. Aga ma sunnin ennast tavaliselt seda tegema. Mõtta, kui ma lähen kui arvuti taha natsaks. Vaatan natukene tasuta koolitusi. Ja siis ma vaatan, mis selle farma koolitusega on. Võt niimoodi. Pikki küll. Tegelikult meil tohi olla nii negatiivne mõelda, et ma ei viitsi vlogida. Aga ma ei tea. No ma ikka teen ära. Vähet tuleb nii nagu tuleb. Ja, ma arvan niimoodi. Nii on parem. Kes ei teadnud, mul on muidu prillid, aga need on sinise valguse prillid. Ehk siis on tuimalt lihtsalt sinise ekraani jaoks. Ehk siis arvuti ekraan, telefoni ekraan, teleka ekraan. Ma korra vaatasin, mis siin täna on vaja vaadata. Tegelikult mul on aega kuni pühapäevani. Ma vaatan, kuidas ma ennast täna tunnen. Ma tegelikult käin ja plaan ringi nendest tasuta koolitustes. Kes muidu ei teadnud, siis panete näiteks, mina ei tea, ma kohe kirjutan uuesti. No minul on näiteks niimoodi, et ma panin tasuta koolitused ja siis ma võtsin siit samast Haridus- ja Teadusministeeriumi alt. Siis jälle lähed. Ja siin saad vaadata tasuta koolituse. Siis tuleb selline portaal, et juhuslikult, kui keegi teadnud, siis on olemas ja on täitsa olemas kontaktõppe veebis. No näiteks siin on üks koolitus, mis mind oleks väga huvitanud. See on stressijuhtimine ja meeskonna töökriisi olukorras. Minu meelest on see ka tulemas selle tervishoiu kõrgkoolis Tartus, aga seal maksab see 80 €. Ma mõtlesin, et davai nat on ja siis nüüd vaatame, et davai on ja. Ja nüüd on nagu pam. Kursusel saavad osaleda ainult Ida-Viru maakonna elanikud. Davaina. Pekki küll. Noh, jah. Vaatame edasi. Mis ma siis olen kogu see aeg teinud? Ma olen söönud. Vahepeal pidin kaklema epsuga jälle toidu pärast. Tõesti selle mu toitu. Nii, ja siis ma pidin võtma pregabaliini on siis ühesõnaga rahusti, mis mulle kirjutati rahusse vastu. Kuna ma tegelikult haigselt nagu hakkan doosi langetama, sest et see võib sõltuvust tekitada. Ja eriti kui minul võib sõltuvust tekkida kiiremini. Aga miks ma võtsin selle sellepärast, et mul on ärev põis. Ma arvan, et äkki võib-olla inimesed, kes teavad ärevusest midagi, siis teevad ka ärevust põies, kui sa käid lihtsalt sortsutad. Sul ei ole põieplätik ja sa ei ole rase ja mis seal veel võib olla. Ja sul ei ole mingit infektsiooni, lihtsalt sul on ärevus ja lihtsalt sa käid, et sortsutad. See on mega tüütu, see on nagu nii fucking tüütu. Et ja siis ma võtsin praegu pregabaliini. Üritan teha ilund. Saaks küll, kell on ju 1:30. Varsti ma pean elukaaslasele süüa tegema. Jep, ma teen iga päev oma elukaaslasele süüa. Kas ma olen nüüd ära hellitanud? Jep, olen küll. No sest, et ta ei söö talle sobib kui täna ja homme lõunaks. Ja kui on homme õhtuks seesama toit, siis on häppaks läinud. Tšau, Reimi. Selline ta mul armas elukaaslane on ka. Aga ma teen natsilund. Oli niisama ilus. Tada! Nii, ma sain lõpuks tududa. Varu hea oli. Tuduks veel
aga teate, mis mul sabakont reigelt valutab kõndimise ajal. Ma arvan, et ma pean jalutama minema. Siis võib-olla läheb natukene paremaks sabakondi asi. Sest, et reaalselt valus on seda, mida teha. Kummardada, Kummardada on valus. Vot. Õhtusti lähed tegema õhtusööki ja elukaaslasele ise ma ei tea, mis ma söön. Ma arvan, midagi söön sukest, mida ma saaksin normaalselt nagu seda ammustada, teha. Ja see, mis mul ilusti läheb neelust alla. Vot. Midagi mina ei teagi, mis ma edasi teen. Selles suhtes, et ma ei tea, tegelikult tegevust on sitaks, mida teha. Aga ma ei tea, kas ma olen juba, tegelikult samas ma olen juba palju täna teinud, ma olen pesusõppa teinud, selles suhtes ma olen haige veel. Ja mul tegelikult siuke väike valavik on veel. Ma olen teist päeva nagu, põhimõtteliselt olen teist päeva. Olen valuvõigistite vaba, aga siis tunnen küll, et tahaks süüa. Portsud on praegu nii pisikesed. Sest et seda ma olen tähele pannud, palju tähele seda, et sorry, ma ei saa. Ma olen tähele pannud täiega seda, et pekki, kui palju kilokaloreid asju ikka on. Mingi jumala väike see kobar mingisugust asja, mega palju. Mingi mina ei tea 100 kuni 120 kilokaloreid. Mida hekkine? Perse küll. Siis mõtledki, et ongi mingi taldriku reegel põhimõtteliselt, aga mitte suure taldriku reegel on, vaid siuke keskmine taldriku reegel on. Ja nagu siin on mina ei tea mingi kartul, siin on mingi valkliha ja põhimõtteliselt on kõik tomatit või seda täis, salatit on. Ega mul on spinatit ka praegu, ma eile tegin kusjuures spinati, kurki, tomati, salati ja siis panin natukene kodujuustanud kõrvale. Päris hää, aga, üks aga, mul oli mega valus seda süüa. Seega ma ootan veel, kuna ma saaksin spinatit süüa. Nemad tegelikult ülihea oleks üle keedetud tatar. Mu vanaema oskas teha seda tatart ja mis on kõige huvitavam on see, et kohe tuleb jälle õigetas. Seda on ühe korra saanud vanaisa teha. Mul vanaema suri enne kui vanaisa. Ma elasin koos vanaisaga, siis kui ma juba pigem täiskasvanu olin. Vanemad on mul olemas muidu, siis võin. Aga kuna mu vanemad elavad maal ja mu vanaisa elasid linnas, siis oli nagu, mul oli mõttekam siia, et mulle mind ära kuulata seal maal. Mitte, et ma midagi halvasti ütleks oma maakoha kohta, ei ütle, aga midagi head ka ei ütle. Selles suhtes, et las nad olla oma ette seal või ma ei tea. Ma ei tea, need inimesed, ma isegi käin vanemate juures ülimalt harva, kord aastas, 2 korda aastas. Ja õnneks nagu Tabivere, ma sõidan suht mööda, sest mu vanemad elavad natukene Tabiverest väljas. Aga näeline, las ta olla. Las ta olla oma ette. Millest ma üldse rääkisin? Tatrast rääkisin üldse, jaa. Nii, aga mis Tatra kohta rääkisingi? Tatra kohta see, et mu vanem tegi ülimalt head tatart. Ta kuidagi keetis nagu üle seda, aga mitte nagu täitsa üle keedetud, aga peaaegu üle keedetud. Piks nii pehme, siis seda võid, on ju. Mitte see margariin, vaid siis päris või, on ju. No,
tegelikult meil ei olegi päris võid. See 82%, mis on see kallis asi. Seda juurde minge pekki, kui hea see on. Ja siis mingi tomaatisalatit veel juurde, aga mitte siuke tomaat, mis on plastmass, vaid siuke hea mõnus tomaat. Kusjuures ma enne rääkisin hommikul selle kohta, et me käime seal Lidlis ja mulle meeldivad räiged puuviljad ja juurviljad seal. Ja teate, mis ma ostan teist nädalat sealt endale tomateid, sest elukaaslane ei söö tomateid. Söön ja siis need ei ole plastmassi maitset. Muidu praegu tavaliselt nendes on pidevalt plastmassi maitse. No pidevalt. Isegi kirstomateid vaatad juba. Samas on küsimus see, et me oleme 21. sajandil, me maksame meeletu suurt hinda. Ma ütlen seda, et see on meeletu suur hind. Tegelikult nagu mina olen nõus ostma tomateid seal, kus on alla euro kilo. Nagu päriselt 2-3 eurot kilo. See on too much ja mille eest? Plastiku eest või? Pikkine. No, ma ei tea, selles suhtes, siis me imestame, et miks meil nii palju ülekaalus inimesi on ja süstivad ennast osempikuid ja semaglutiidi söövad endale sisse. Ma ei tea, äkki alustaks sellest, et hakkaks mingi tervisliku toidu, ma ei tea. No ma räägin kala hind on ja punase kala hind. Mina olen punase kalasööja on ju, lõhe, forell, minu lemmikud. Mintai on ju. No mintai on pigem siuke, ta nukaajast, aga mintai on ülimalt hea, mulle meeldib nagu mintai. Angerjas on ja angerjas mulle meeldib ainult suitsetatud. Ja mis veel kala? Ühesõnaga, kuhu ma tahan oma jutuga jõuda, on see, et meie riigis on mega kallis elada. Mega kallilt on tegelikult mingisugust tervislikku toitumist teha. Ma räägin sellest, et kvaliteet, just kvaliteet. Ma olen nõus maksma 3 eurot ja ma olen isegi, ausalt öeldes, ma olen Antsu talu, mis ta oli äkki Antsu talu või? Lihatomatid, minge pekki. Lihatomatid, need on nii head ja päris ma olen nõus ostma 7-6 eurost kilo eest ja ma olengi nõus seda ostma, aga peaasi, et kvaliteet on hea. Kui ma näen, ma ostan põhimõtteliselt 3 euro eest plastmassi, siis nõups, ei soovi, aitäh. Ja kala on ka viimasel ajal suke kuidagi kahtlane, mina ei tea. Sellega hind on nii palju, et siis on jumal küll mõtled, et tahaks ainult. Mul ei ole selle fileega mitte midagi suurega teha. Aga siis vaatad ja mõtled, et nagu jomma ju 13 euri kilo või. No see on kilo aine, okei, see kilo on kaudselt üks filee on mingi 1,5 või niimoodi oleneb sellest. Aga kui ma tahan 3 tükki ainult sealt saada, 10 euri! 10 euri! Mille eest? No, kala parem, ne? Sest ma sööngi kala. Suht pikkis, ne? Võt, ühesõnaga, siin on minu siin on oma poe mured. Pidin jagama seda. Võt. Ja, aga ma natuke nagu alati selline oma reilsides. Ja siis ma lähen teen süüa. Ja siis ma mõtlen, mida ma ise söön. Kala tahaks küll majoneesiga. Siis mõtlevan, kus need lisakilod tulevad. Äps on? Räägin toidust, siis tulid kohale, jah? Lähme edasi. Äpsu. Süütu äpsu. Siis lõpetamegi vlogi ära, sest et päev on läbi. Ma monteerin kohe lõppeni ära. Ma on õhtusöök söödud, mu õhtusöök oli viinavarjad. Ja siis põhimõtteliselt monteerin ära. Mul on natukene raamatut. Võtan rohud sisse. Lähen tuttu. Aitäh. On ju õpsukas? On ju? Ei tulnud päris 40 minutit. Sain vähemaks timmitud.
aga jah, noh, te juba jõudsite lõppu ära. nii et bye!